kui pärast kontserti peaks keegi tulema minu juurde ja peaks tahtma mind kallistada, aga tal on nüüd vist jäi järgi. Aga kui tal on nohu, aga ma ei taha nohu endale, siis ma ütleksin talle viisakalt. Tundub, et ütleksin viisakalt, et ma kahjuks ei taha nohu. Käisin hiljuti Sri Lankal ja koos 3 sõbraga ja olime ühes hotellis siis ja mõtlesime, et läheks ühele retkele. Siuke koht on seal nagu Adams Peak ja see oli väga kõrge, seal oli 6000 trepiastet. Ja me ronisime sinna 1:30 öösel üles. Ja me jõudsime hommikul kell 9 tagasi. See oli päris suur seiklus. See oli tõesti nagu... See oli midagi uut minu jaoks, mul olid jalad väga valusad ja põlved valutasid järgmine terve päev. Kui te mõtlete, et kui te ei mõtle, siis on ka okei. Tegelikult Viljandi gümnaasiumis käisin kunagi. Aga siis ma tulin siukse idee peale, et läheks äkki Väike-Maarja gümnaasiumisse õppima. Aga saad aru, et nädalaks ajaks. Klassijuhataja juurde ütlesin, et mina tahan nüüd minna Väike-Maarja gümnaasiumisse, aga ta ütles ei. Siis ma olin mingi, ei, mina lähen rektori juurde. Ja ma läksingi direktori juurde. Ja direktor ütles, et mine Väike-Maarja gümnaasiumisse. See oli väga huvitav. Ma arvan, et ma võisin olla kuskil kuskil noor ja ma pidasin Aiamaal sünnipäeva Viljandist väljas kuskil mingi mingid kilomeetrid seal olid Viljandist väljas ja siis mängisime, seal igasugused erinevad mänge, noolemängu. Mina sain kusjuures kõige rohkem punkte, nimelt kuskil, mis see nüüd oli? Ühesõnaga kõige rohkem nagu. Ja muidugi, kuna mu isa on ikkagi ka jahimees olnud juba omajagu aastaid, et siis temal oli ka seal väike siuke õhupüss.
ja tal oli ka sihuke märklaud. Asetasime selle mingi meetrite kaugusele ja lasime õhupüssi ja kusjuures ma nägin selle ajal välja nagu päris pontsakas, ma arvan, kaalusin mingi, ma ei tea, palju muidu nagu siuksed sellises noores vanuses seas sellised noored kaaluvad. Täpselt nii palju ma kaalusin ja sellest natuke peale rohkem ja sihuke mõnus kõht oli ees ja sellest on pildid ja isegi minu meelest mingi päris mitu pilti. Mul oli kunagi üks hamster. Ta oli veganunnu tegelikult ja ma käisin temaga isegi jalutamas, aga noh, ja me tihtipeale kukutasime ta maha ja ta kukkus kogemata maha, aga noh, selles mõttes ta jäi ellu ja aga selles suhtes nii lihtsalt mugavam. Ja ta ütles, et ta elas ikka päris mitu aastat tegelikult. Hamstrid elavadki tegelikult paar aastat, eks. Aga läks asja siin praegu. Proovi korra veel. Oi, läkski sulle pihta. Aga ja hamster, ta nimi oli Hampsu. Nagu